Tervist, Fookuses saade eetris ja teisel pool lauda on vaimulik ja teoloog Veiko Vihuri. Tervist! Täna räägime sellest, kuidas riigipea jättis välja kuulutamata kirikute ja koguduse seaduse muutmise seaduse, mis vastu võeti 9. aprillil tänavu 2025. Ja Alar Karis ütles siis seda, et see on vastuolus põhiseaduse paragrahvidega 40, 48 ja 11. Ehk siis piirab ta ebaproportsionaalselt ühinemise ja usu vabadust, mis nendes peatükkides või paragrahvides põhiseaduses on ära sedastatud. No kui nüüd niimoodi sissejuhatuseks ütelda, siis võiks ütelda, et viimane aeg oli selliseks deklaratsiooniks. Meie oleme seda juttu vist rääkinud juba vähemalt üle aasta. Ja sestap me tegelikult kommenteerime ka seda siin Fookuses saates, sest ma ei mäletagi 10. korda me vist kas kahekesi erinevates raadiosaadetes või Fookuses saadetes me seda teemat siin oleme juba kommenteerinud, aga just nüüd siis, kui riigipea on selle välja kuulutamata jätnud, on sobilik seda teemat jälle uuesti välja tuua. Ja on väga tähelepanuväärne see, et president Alar Karis toob välja just kõik need argumendid, mida ka meie oleme muuhulgas esile toonud, mida paljud teised on esile toonud, nii juristid kui mitte juristid, Riigikogu opositsiooni esindajad, meie head kaasvõitlejad. Nii et selles suhtes tuleb au anda ja tänulik olla, et president vaatas sellele seadusele tõesti otsa ausalt ja leidis need probleemsed kohad ülesse, sõnastas probleemi ja jättis seaduse välja kuulutamata, tõmmates sellega enda peale väga suure pahameelelaine, eriti teatud ringkondades, kes on kogu aeg seisnud selle eest, et nüüd on see õige aeg, kus siis tuleks ära lõpetada Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku või varasema nimetusega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kanoonilised suhted Moskva Patriarhaadiga. Et see on nagu meie rahvuslikes ja riiklikes huvides, poliitiline olukord nõuab seda ja president ütleb selle peale niimoodi, et kui on tõesti probleeme seaduse rikkumisega, ükskõik siis millise organisatsiooni puhul, siis need paragrahvid on meie kehtivas õiguses juba olemas, on olemas karistusseadustikus, on olemas muudes õigusaktides ja kui vaja, siis tuleb neid rakendada. Kui tõepoolest keegi tegeleb põhiseadusliku korra õõnestamisega või avaliku korra õõnestamisega, kui kusagil tegutsevad spioonid, kui tegeldakse ebaseadusliku mõjutustegevusega, siis loomulikult selline tegevus tuleb riigi poolt lõpetada, keegi ei vaidle sellega, need paragrahvid on juba olemas, selleks ei ole vaja ebaproportsionaalselt piirata usuvabadust ja ühinemisvabadust. Ja see on presidendi argumentatsiooni tuum. Ja see on nüüd ajanud paljud inimesed päris tagajalgadele, eriti kui vaadata väljaannet Postimees, mis on kujunenud viimase aasta jooksul selliseks selle teema eestkõnelejaks Eesti ühiskonnas, et õigeusu kirik, mis Moskvale allub, tuleb sealt alluvusest ära tuua ja tuleb siis kas ühendada Konstantinoopoli õigeusu kirikuga Eestis või jäävad siis omaette kuidagi siin tegutsema, aga igal juhul need sidemed tuleb katkestada. Ja pärast presidendi otsuse väljakuulutamist siis päris mitmed autorid, nii Toomas Kümmel, kes on olnud üks nendest, kes on nõudnud Moskva alluvusega kiriku tegevuse lõpetamist siin, väljendas nõutust, et tema nüüd küll sellest juriidilisest jutust ei saa aru, et miks, aga ikkagi see nüüd on tõesti presidendi poolt väga inetu käik, et niimoodi sellise otsuse tegi. Ja ka minu meelest Postimehe juhtkirjas ju seda teemat ju käsitleti. Nii et milles see probleem on, see on ju selles ka muu hulgas, et üks peamine probleem on selles, et ei vasta põhiseadusele, aga teine probleem on ju see, et ma mõtlen need seaduse muudatused, mis siis kiiruga läbi suruti ja läbi rammiti, aga teine probleem on ju selles, ja mis on võib-olla isegi suurem probleem veel, et meie ühiskonnas on levinud see mõtteviis, et kui on vaja, siis põhiseaduses ette nähtud õigused ja vabadused ei kehti.
siis on õigustatud nende õiguste ja vabaduste rikkumine teatud juhtudel, kui see on poliitiliselt vajalik. Ja see iseloomustab nii koalitsiooni liikmete mõtteviisi kui ka paljude lihtsalt võib-olla selliste rahvusliku hoiakuga või lihtsalt nii-öelda Vene vastase hoiakuga inimeste mõtteviisi. Ja selles aspektis mina näen tõsist probleemi. No minu jaoks oli ka üheks peamiseks probleemiks see, et kui Karise otsus tuli, siis see sai ühiskonnas väga laialdast kriitikat nii õiguskomisjoni poolt, nii põhiseaduskomisjoni esimehe Kivibergi poolt, Postimehe toimetuse ja peatoimetaja poolt, Keskpäevatunnis Priit Hõbemägi ja teised mainisid seda. Ja üheks peamiseks nagu liiniks, mis välja tuleb, on see, et probleem ei ole selles, et meil on olemas Riigikogu, mis suurelt jaolt, välja arvatud mõningad opositsioonipoliitikud, suurelt jaolt tegeleb põhiseaduse vastase seaduse edendamisega, pealesurumisega, läbisurumisega Riigikogus. See ei ole probleem. Probleem on see, et Vabariigi president reageerib sellele temale antud eesõiguste ja kohustuste kohaselt. Ehk siis tal on õigus jätta välja kuulutamata põhiseaduse vastane seadus eelnõu. Lausa kohustus. Kohustus, nii. Nii et see on nagu üks asi, mis on minu jaoks nagu aktualiseerunud nendel teemadel. Probleemi ei nähta Riigikogus. Probleemi ei nähta selles mentaliteedis. Probleemi ei nähta aasta pikkuses sellises avalike suhete tour de force'is, mida sotsialistist siseminister Lauri Läänemets, kes nüüd on läinud siis ministrina nii-öelda pingile istuma sinna Riigikokku valitsusest välja, opositsioonijuht, jah. Aga siiski ei nähta probleemi selles, kuidas nagu see aparatuur, siseministeerium, sotsialist Läänemets, kuidas Riigikogu, kuidas avalikku arvamust on üritatud suunata sellele, et põhiseaduse vastaselt võtta ära ühelt kristlikult kogukonnalt õigus ennast siis määratleda kanooniliste sidemete kaudu oma emakirikuga. Nii. Selles ei nähta probleemi. Probleem on see, et just kui keegi reedab, antud juhul president Karis, reedab selle ühise püha ürituse ja osutus nii-öelda siis kõige nagu selliseks nõrgemaks lüliks selleks protsessis. Et noh, seda tervikut, mida me oleme nii palju kommenteerinud, tegelikult käsitletakse sellena, et me peame lihtsalt ära tegema ühele konkreetsele usuühendusele. Nii, meil ei ole mitte midagi vastu näidustatud märkida. Meil ei ole näidata ette, et see usuühendus oleks rikkunud seadust. Meil ei ole näidata isegi ette seda, et see usuühendus oleks kuidagi levitanud mingit vene ideoloogiat või ruski mirri ideoloogiat. Meil on ainukese asjana see, et me teame, et patriarh Kirill levitab vene ruski mirri ideoloogiat seal. Ja nüüd me tahame selle kanoonilise sideme, mille siin üks kirik omab patriarh Kirilliga, mis ei ole otsene juhtimis nii-öelda side. Selline, et patriarh Kirill tuleks ja kujundaks siinse kiriku poliitika mingite ukaaside ja ettekirjutuste ja kiriklike dokumentide ja muude nii-öelda otseselt, vaid siin on olemas enda kirik, mis teeb oma enda otsuseid, mis on mõistnud ka muuseas Venemaa rünnaku Ukrainale hukka, aga sellest hoolimata on kujundatud niivõrd lai selline vaenulik meelsus ühiskonnas. Räägitud nende sibulakuplite mahalammutamisest seal Toompea vastas, räägitud sellest, et me peame sellest nagu jamast üle saama, me peame nagu selle olukorra ära lõpetama ja tehes seda põhiseadusele otseselt vastu käival viisil, ühiskond põhimõtteliselt vaatab seda pealt ja on valmis nendele inimestele, kes seda kritiseerivad või siis nüüd antud juhul Karisele, kes sellele on stoppi pannud seal presidendi kantseleis, nii-öelda näpuga näitama. Ja see on tegelikult väga, väga tõsine ohumärk Eesti ühiskonna sellisest totaliseerumisest, Eesti ühiskonna liikumisest üha autoritaarsema ühiskonna mudeli poole, kus mingi seltskond, kes otsustab, et me teeme asja ära, me paneme ühe kiriku kinni,
miks mitte järgmisena otsustab, et me paneme mõne partei kinni, me paneme mõne, ma ei tea, sihtasutuse kinni või mõne toimetuse siin kinni nimega näiteks Objektiiv, võivadki seda teha täiesti põhiseaduse vastaste argumentidega niimoodi, et põhimõtteliselt peaaegu et mitte keegi ei köhi. See on üks peamine probleem, see on nüüd selline ohumärk, see on selline suur punane ohutuli, mis tegelikult peaks Eestis hakkama põlema väga-väga paljudel inimestel, kellele põhiseadus on kallis. Ja mul on väga hea meel, et see punane tuli nüüd presidendi kantseleis põlema lõi ja et president sellise otsuse tegi. Ja nagu ma ütlesin, au ja kiitus talle selle eest, et ta sel korral täitis tõesti oma rolli nii, nagu see on ette nähtud. Et on olnud siin ka varasemaid kordi, kus president keda on ka nimetatud Reformierakonna jah-meheks, seekord ta siiski seda ei ole ja seekord ta siiski täitis oma kohust, tuvastades vastuolu põhiseadusega ja juhtides sellele ka väga selgelt tähelepanu. Ja milles see probleem siis tegelikult on, millele president juhtis tähelepanu selle seaduse muudatusega? Et tuletame meelde seda, et umbes aasta tagasi esitas siis tollane siseminister Lauri Läänemets Moskva patriarhaadi õigeusu kirikul Eestis nõudmise sidemed, kanoonilised suhted lõpetada. Ja kuna selgus, et riik ei saa selliseid ettekirjutusi teha, see oleks sekkumine usuvabadusse ja kirik ise sellega nõus ei olnud, siis sügisel otsustati minna seaduse muutmise teed, et panna siis kirikule seaduslik kohustus kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga ära lõpetada. See on ju tegelikult ühe probleemi ja ühe kiriku olukorra lahendamiseks mõeldud seadus. Kuigi meile müüdi seda ka selle jutuga, et aga tulevikus võib tekkida ju siin probleeme ka näiteks islami usu kogudustega, kus on sellised mullad või imaamid või jutlustajad, kes näiteks mingit radikaalset ideoloogiat levitavad ja juhinduvad siis mingist välismaisest usuliidrist ja toovad neid radikaalseid ideid Eestisse. Et siis on ka meil olemas seaduslik alus, et see ei ole sugugi ainult Vene õigeusu kirik, vaid üldse radikaalne selline, ütleme, religioosne radikaliseerumine, selle ärahoidmine on siis selle seaduse muudatuse eesmärk. Ja siis lihvitigi valmis, ma nüüd peast ei mäleta, mis paragrahvi number sellele anti, siis selline sõnastus, mis siis keelab juhinduda Eestis tegutseval usulisel ühendusel välisriigi usukeskusest või usuliidrist, usujuhist ja nii edasi, kuidas see pikalt seal sõnastatud oli, juhul kui siis usukeskus või usuliider kujutab endast ohtu Eesti põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale või on julgeolekuohuks Eesti riigile. Selline väga üldine ebamäärane sõnastus. Mida tähendab juhinduma? Mis mõttes juhinduma? Et kui me nüüd konkreetselt paneme selle, võtame vaatluse alla Eesti kristliku õigeusu kiriku alluvussuhted, siis seal on ju nende põhikirjas niimoodi ette nähtud või ütleme kanoonilises õiguses on niimoodi ette nähtud, et teatud otsused peab kinnitama Moskva patriarh. Seal ei ole sellist asja, et Moskva patriarh juhib ainuisikuliselt, otseselt ja vahetult, ma ei tea, iga koguduse tegevust või ka kiriku valitsuse tegevust, vaid seal on teatud sellised formaalsed punktid, millest on nüüd väga raske välja lugeda, milles võiks isegi teoreetiliselt seisneda see oht, et oletame, et Kremlil on mingisugune huvi siin üles keerata venekeelne elanikkond ja kasutab siis selleks ka kirikut ära, et mis on siis see käskude liikumise mehhanism, et kust need käsud siis kellele lähevad ja kes need siis täitma hakkab ja milliste organite kaudu. Et on ju selge, et tegelikult kanooniline õigus ei näe mitte midagi sellist ette, et välismaine või välisriigis asuv usujuht saaks hakata teises riigis
kirikut poliitiliselt üles kruttima. Et see on puhtalt selline fiktsioon, mis on loodud lihtsalt seadusandja poolt selleks, et õigustada juba täitevvõimu järgmisi oletatavaid ja loodetavaid samme, et oleks siis olemas selline õiguslik alus esitada kirikule nõudmine lõpetada ära sidemed Moskva patriarhaadiga, siis siseminister sellele seadusele tuginedes saaks pöörduda kohtu poole ja siis oleks juba kohtu otsustada, et kas on piisav alus olemas või ei ole piisavat alust olemas, aga arvestades meie täitevvõimu ja kohtuvõimu kuidagi omavahelist läbipõimumist, siis võib oletada, et äkki see kohus teeb siis nii-öelda valitsusele meelepärase otsuse. Aga juba selle paragrahvi sõnastus, millele siis ka president juhtis tähelepanu, on sedavõrd üldine, sedavõrd ebaselge, õiguslikus mõttes ebaselge ja laialivalguv, et sellega võib põhimõtteliselt ju õigustada mis tahes juhindumist välisriigis asuvast usukeskusest või siis usujuhist. Ma toon näite, et oleks meie vaatajatele nagu mõistetav see olukord ka sellisest perspektiivist, et kui näiteks Rooma paavstiks valitakse konservatiivne kardinal ja ta otsustab uuendada või taas kinnitada Rooma katoliku kiriku ametlikku positsiooni, mis siis kaitseb sündimata laste õigust elule ja vastustab siis seda niinimetatud abordiõigust ja ütleb, et kõik katoliiklased, kõik katoliiklikud organisatsioonid, kirikustruktuurid kõikjal maailmas peavad senisest veelgi rohkem sõna võtma ja väljendama kiriku õpetust ja seisukohta sündimata laste eluõiguse kaitseks. Nii, selge korraldus, mis on mõnes mõttes ju vastuolus Eestis kehtiva õigusega, selles mõttes, et meie seadused annavad muudavad abordi lubatavaks ja see on isegi riiklikult ju rahaliselt toetatud. Ja me võime konstrueerida siis sellise olukorra, kus selline vasakpoolne sotsialistlik valitsus asub seda korraldust või üleskutset katoliku kiriku usujuhi poolt või siis paavsti poolt, hakkab seda tõlgendama kui Eesti õiguskorra vastast üleskutset ja esitab siis näiteks Tallinna piiskopkonnale nõudmise lõpetada juhindumine Rooma paavstist. Et saate tegutseda küll, meie teie usuvabadust ei piira, aga vaadake, et Roomas on paavst, kes teeb üleskutseid, mis on vastuolus meie arusaamaga liberaalsest demokraatiast ja naiste enesemääramise õigusest ja sellest tulenevalt te peate lahti ütlema oma suhetest Roomaga, Vatikaniga, võite tegutseda edasi, juhul kui te olete öelnud lahti. See on täpselt üks-ühele seesama olukord, kus riigivõim, teatud ilmalikest ideoloogiatest juhinduv riigivõim võib hakata kirikule, kohalikule kirikule dikteerima ette, mida ta tohib, kellega ta tohib suhetes olla, kellest ta tohib juhinduda ja pealegi veel niivõrd ebamäärasel alusel. Nii et see on tegelikult probleem, mis on puhtalt Riigikogu töö kvaliteedi küsimus, et kuidas on võimalik ka, jätame praegu selle ideoloogilise poole kõrvale, et kuidas on üldse võimalik, et Riigikogu laseb läbi selliseid ebaselgelt sõnastatud seadusi, mis võimaldavad sellist väga laialivalguvat tõlgendamist ja mis tegelikult ju annavadki täitevvõimule selle õiguse oma suva järgi sisustada need paragrahvid nii, nagu see neile sobib parasjagu ja mis siis tõenäoliselt annavad ka kohtutele võimaluse heaks kiita seda, mida täitevvõim teeb. Ma arvan, sellele on tegelikult päris lihtne vastus. Selleks on eelkõige selline kultuuriline, religioosne ja ka õigusalane kirjaoskamatus, mis lokkab Riigikogus ja lokkab Eesti riigiaparatuuris üldisemalt. Ja ühiskonnas ka muidugi. Ühiskonnas loomulikult, et see on see, mida üritataksegi teha, et vaja on ju teha põhimõtteliselt tailor-made ehk siis rätsepa tööna tehtud seadus Eesti kristlikule õigeusu kirikule. Nii.
seadustega on üks väike pisikene aga, et seadused kehtivad mitte ainult ühele usulisele ühendusele, vaid kõikidele selle seaduse alla käivatele usulistele ühendustele. Nii, ja siin me oleme rääkinud oma põhimõtteliselt suud villi sellest, et see seadus põhimõtteliselt kui ta rakendub, nagu sa tõidki selle näite, ma olen seda ise korduvalt ka toonud seda näidet, kui ta rakenduks sellisel viisil näiteks katoliku kirikule või mõnele teisele usulisele ühendusele, siis me saame tegelikult olukorra, kus riik on juba väga tõsiselt astunud inimeste ja kirikulike ühenduste ja kirikute usuvabaduse pärusmaale. See on olnud meie algne argument kogu aeg. Ja ma arvan, et siin ongi see, et inimesed ei saa ja need seadusandjad Riigikogus ei saa aru. Neil on ainult see üks väga printsipiaalne selline nagu arusaam sellest, et me peame nüüd selle Eesti kristliku õigeusu kiriku ära lõpetama siin kuidagi. Sest need on need Moskva käsilased, need ajavad siin Putini asja ja nii edasi. Me peame selle ära lõpetama, aga kulla inimesed ei saa seadusandjatena teha selliseid otsuseid, mis põhimõtteliselt käivad vastu kogu põhiseadusele, B asetavad ohtu kogu Eesti usuvabaduse kõikidele kirikutele. Nii, ja teie võite mõelda, et te teete sellise rätsepatööna võtta vastu mingisuguse seaduse, mille te saate nagu ühest nagu ebameeldivast entiteedist Eestis lahti. Aga tulemuseks on see, et te panete löögi alla usuvabaduse tervikuna. See on olnud meie, peamine argument, me oleme haamerdanud seda kogu aeg, iga saade, kui me oleme sellest rääkinud, eks ju. Ja nüüd Karis tegelikult ütleb, ma tsiteerin seda, eks ju, et küsimus on ka selles, kas välismaise isikuga seostatava julgeolekuohu võib omistada Eestis tegutsevale ühingule, kui sel ühingul on välismaise isikuga mingi majanduslik või muu side, või kui leitakse, et Eesti ühing juhindub oma tegevuses sellest välismaisest isikust, eks ju. No põhimõtteliselt see sama meie argument, eks ju, et mida me oleme rääkinud, nii, mis mõttes tähendab, on see side ja juhindumine tuvastatav, isegi kui me tuvastame, et välismaine usuühing oleks kuidagi Eesti põhiseaduslikule korrale vastupidine. Nii, esiteks juba see hinnang, kes annab hinnangu selleks, et milline välismaine usuühing ohustab Eesti põhiseaduslikku korda. See on äärmiselt subjektiivne hinnang. Me võime ütelda, et sellele peaks siis olema mingid väga selged nagu ekspertnõuded, et miks üleüldse. Ja kas vanemuurija Kukeke tuleb ja ütleb, et et tõepoolest, nii nagu me tegelikult õppisime kogu selle seaduse eelnõu valmistamise käigus, et vanemuurija Kukeke ja tema vaimse tõed haridusministeeriumist tulevad ja kirjutavad ja panevad ette, et sinna seaduseelnõusse võiks kirjutada sisse selle, et ka igasugune juhindumine ja seondumine ühendustega, välismaiste ühendustega, mis on vastuolus läänelikele väärtustele, seksuaalvabadustele, seksuaalsele enesemääramisele, you name it, ükskõik mida seal nagu mainitakse, et sellega kogu sellele liberaalse laga tuumik väärtustele. Et ei tohiks olla kodumaisel kirikul selliseid sidemeid sellise emakirikuga. No tule taevas appi. Nii, no isegi tähendab sellise valemiga me võiksime kohe, kui see oleks kirjas seal, peale lennata näiteks Eesti Tallinna katoliku piiskopkonnale. Mis asja? Võtame lahti katoliku katekismuse. Vaatame, mida seal räägitakse abieluvälistest suhetest, vaatame, mida seal räägitakse meheks ja naiseks olemisest, homoseksualismist, homoseksuaalsetest suhetest, nende patususest, nende loomuvastasusest. Lööme selle katekismuse siis siia ja siis selline vanem konstaabel Kukekene ja tema vaimne õde kuskil haridusministeeriumis võibki selle põhimõtteliselt lahti lüüa ja ütelda piiskop Monsignor Philipp Jourdanile, et kuulge, me leiame, et sellised sidemed Roomaga ei ole sugugi tervislikud teile, et me hakkame seda nüüd menetlema.
ja kujutate ette, milline positsioon või millist nagu positsiooni, sellist nagu mõistuse vastast, põhiseaduse vastast, totalitaristlikku, lolli positsiooni riik sellistes ettepanekutes, aga tegelikult kogu selles seaduseelnõus välja müüb. Millist kuvandit ta ennast välja annab? Et me peaksime olema ikkagi nagu põhiseadusele rajanev, seadusi austav, usuvabadust austav Eesti Vabariik, aga siin meil nagu on äkitselt me saame aru, et meil on nagu riigisüsteemi pugenud sisse sellised, kuidas öelda, 18. sajandi lõpu Prantsuse revolutsionäärid, kes põhimõtteliselt tahaksid luua siin sellise konstitutsionaalse kiriku ja panna põhimõtteliselt kõik preestrid konstitutsiooni ees vanduma, et kas nad toetavad revolutsiooni ja selle eesmärke või mitte. Ja kui ei toeta, siis kas giljotiini alla või parimal juhul siis lihtsalt maapagendus. Vaata, see on selline revolutsiooniline riigikiriku mudel. Ehk siis revolutsioon võtab ära õigused varasematelt seisustelt, aga selleks, et saavutada ühiskonna üle ikkagi täielikku kontrolli, tuleb võtta kontrolli alla kirik, mis ju eriti 18. sajandil oligi kogu ühiskonda koos hoidev institutsioon põhimõtteliselt. Ja luuaksegi siis selline uus revolutsiooniline riigikirik, mis on riigi kontrolli all, mis täidab riigi käske ja põhimõtteliselt eks see juhtuski ju paljuski protestantismis pärast reformatsiooni, kui tekkisid rahvuskirikud. See juhtus Hiinas eelkõige, kui kommunistid tulid võimule katoliku kirikuga, võetigi ja tehtigi selline Hiina revolutsiooniline kommunismile ustav katoliiklik kirik põhimõtteliselt Prantsuse revolutsiooni eeskujul, nii nagu Prantsuse revolutsioon talitas katoliku kirikuga omal ajal. Nii et need eeskujud on ajaloos ilusti olemas ja mulle tundub nagu nendest eeskujudest oleks hakanud lähtuma Eesti Vabariigi sügavatel koridorides kuskil neid selliseid seaduseelnõusid treides. Ja see on ometi sõnaselgelt ja otseses vastuolus põhiseaduse paragrahviga 40, millele ka president oma otsuses viitas, kus siis öeldakse, et riigikirikut ei ole. Mis tähendab seda, et kanoonilised suhted, kirikute vahelised suhted on usuvabaduse kaitsealas, selle üle otsustavad ainult selle usulise ühenduse siis vastavad organid, usulised juhid, usklikud, milliste välismaiste usukeskustega, välismaiste usuorganisatsioonidega nad oma sidemeid peavad, suhteid arendavad, see ei ole riigi asi ütelda, sest vastasel korral oleks meil tegemist riigikirikuga. Ja see ongi minu jaoks ka olnud selline intellektuaalselt huvitav vastuolu, kuidas ühelt poolt meie ilmalikud poliitikud ja igasugused nii-öelda arvamusliidrid rõhutavad alati usuteemadel, et Eestis on usuvabadus, meil ei ole riigikirikut ja usklikud ei saa oma nõudmisi esitada ühiskonnale, et Eestis käiks elu mingite kiriku põhimõtete järgi. Et jah, usuvabadus on, saate palvetada pühapäeval või ükskõik mis päeval oma pühakodades, aga teil ei ole õigust nõuda, et kristlikud või mingi muu usuväärtused oleksid meie ühiskonna jaoks ametlikult tunnustatud. Ja nüüd korraga riik oma täitevvõimu esindajate, küll siis ministeeriumi ametnike, küll poliitikute, küll koguni täidesaatva, seadust loova parlamendi näol siis asub seisukohale, et riigil on õigus kirjutada usulistele ühendustele ette, milliseid suhteid nad tohivad omada ja kujutatakse ette nii, et riigil on õigus need suhted lõpetada, kui riik seda õigeks peab. Ja ma usun, et päris märkimisväärne osa Eesti ühiskonnast tegelikult mõtleb samamoodi. Ma olen küll näinud inimeste arvamusi, küll sotsiaalmeedias, küll kuulnud kuskil neid mõtteid väljendatavat, et loomulikult tuleb ära lõpetada, mis need usklikud laiutavad siin.
et riik peab ennast ikka kehtestama ja ei saa midagi siin riigi ja rahva huvidega vastuollu minna, et see ei ole meie huvides, et siin sellised kirikud või usulised ühendused tegutsevad. See on puhtalt riigi kiriku printsiibi tekitamine Eesti õigusruumis, mis on selges vastuolus põhiseaduse paragrahviga 40, mis ütleb, et ei ole riigi kirikut Eestis. See tähendab, et ükski kirik, ükski usuline ühendus Eestis ei saa nõuda endale riigi kirikule omaseid privileege. Ja see tähendab ka täpselt vastupidist, et riik ei saa esitada nõudmisi või siis ütleme õigusvastaseid nõudmisi ühele usuühendusele. Loomulikult riik saab esitada selliseid nõudmisi, mis puudutavad selle ühenduse näiteks registreerimist, millega usuliste ühingute juhid ju kogu aeg kokku puutuvad, et kui on jälle valimised usuühingutes, juhatuse valimised, siis tuleb see ju äriregistris registreerida ja ütleme, seal on teatud nõuded, mis sa pead täitma ja seda kontrollitakse, vaadatakse. Aga kui me räägime põhimõtteliselt, et riik otsustab esitada ühele kirikule sellise selge nõudmise just nimelt oma poliitilistest eelistustest lähtuvalt, et te tohite omada selliseid suhteid ja selliseid suhteid ei tohi omada, et siis see oleks puhtalt riigikiriku printsiibi õigusvastane ja põhiseadusvastane kehtestamine. Tuleme võib-olla nende paragrahvide juurde põhiseaduses, millele siis ka Karis viitab 48, 40 ja 11. Loeme need siis korra ette veel, et oleks ilusti kõikide ees need paragrahvid ka veel. Igaühel, ütleb paragrahv 48 põhiseaduses, on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja liitudesse. Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud. Relvi valdavate, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate ühingute ja liitude loomiseks on nõutav eelnev luba, mille andmise tingimused ja korra sätestab seadus. Keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. Ainult kohus võib õiguse rikkumise eest ühingu, liidu või erakonna tegevuse lõpetada või peatada, samuti teda trahvida. Ütleb 48, lugesin selle siis tervikuna ette. Paragrahv 40, juba siin mainitud paragrahv. Igalühel on südametunnistuse, usu ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba, riigikirikut ei ole. Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust. Ja paragrahv 11 põhiseaduses sedastab, et õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiravate õiguste ja vabaduste olemust. Olgu, nüüd on need siis ette loetud. Siin juba mainiti ka seda, et kas oli Postimehe juhtkirjas või kuskil mujal, et paragrahv 48 sätestab meile sellise kavala nagu asja, et keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele. Vihjates justkui nagu oleks Eesti kristlik õigeusu kirik oma kanoonilise sideme kaudu Moskva patriarhaadiga, siis selline keelatud ühing tegelikult, mille tegevus on kas otseselt või kaudselt vähemalt suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele. Muuseas, selle kohta ütleb Karis oma selles avalduses väga lihtsalt. Siin on see pressiteate tekst, mis ütleb, et Vabariigi president viitab karistusseadustikule, mis määratleb kuriteona riigireetmise. Riigikohtu hiljutise otsuse järgi langeb selle alla ka vaenulik mõjutegevus ja desinformatsiooni levitamine välisriigi organisatsiooni abistamiseks. Nii. Ehk siis kokkuvõtvalt Karis juhib tähelepanu, et kehtiv õigus, nagu ütleb see pressiteade, nõuab usuliste ühingute ulatuslikku kontrollimist. Küsimus pole mitte seaduslike vahendite puudumises, vaid nende kasutamises. Olemasolevaid vahendeid tuleks vajadusel senisest jõulisemalt kasutada, tähendas president Karis. Niisiis, väga lühidalt, väga lihtsalt öeldes, kui on mingeid etteheiteid Eesti kristlikule õigeusu kirikule,
kas ta on põhiseaduse tähenduses või kriminaalseaduse tähenduses rikkunud korda, avalikku korda, teinud samme, mis ohustavad Eesti põhiseaduslikku korda, siis praegu olevate seadustega saab kohe hakata menetlema seda kirikut. Kohe, kui oleks mingisugune alus tõepoolest väita, et see kirik on toiminud Eesti põhiseaduse ja põhiseadusliku korra vastaselt või kujutanud ohtu sellele põhiseaduslikule korrale, võiks praeguste kriminaal- ja karistusseadustikele ning miks mitte ka paragrahv 48 põhiseadusele ja teistele seadustele tuginedes, avaliku korra seadusele tuginedes minna ja süüdistada, esitada prokuratuuri poolt sellele kirikule süüdistus. Probleem on ju selles, et mitte midagi ei ole esitada. See on see probleem. Tegelikult nendel inimestel, kes tahaks nüüd nagu, kes räägivad kogu aeg sellest, et see sibulakuplitega maja tuleb sealt ära lammutada, neil pole mitte kuskilt kinni võtta. Ei ole midagi sellist, mida see kirik oleks teinud Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastu. Aga tahtmine on kinni panna. Ja tahtmine on kinni panna. Ja nüüd sa mõtled seda, et kuidas me oleme jõudnud sellise nagu voluntarismini siin ühiskonnas, õigusliku voluntarismini, et mul on just nimelt see tahtmine kinni panna, aga mul ei ole kuskilt ette võtta kehtiva seaduse raames mitte midagi, millega ma võiksin seda kirikut peedistada, kinni panna, sundlõpetada ja ja lõpuks need sibulakuplid seal ka veel ära lammutada. Nii. Ja siis, mida me teeme? Siis me mõtleme välja sellise julgeolekuohu. Me tekitame selle olukorra, me tekitame selle fooni ühiskonnas, me loome kogu aeg seda avalike suhete kampaania kaudu, mille raames muuseas, mida ministeerium 30 000 tegi, võttes avalike suhete reklaamibüroo tegema kampaaniat ühe usulise ühenduse vastu. Ja pedaleerime kogu aeg seda viha ja hirmu ja räägime nendest kui Eesti Vabariigi, kui mitte otsestest, siis potentsiaalsetest vaenlastest. Ja siis, kui vaja on, siis teeme ekstra seaduse, mis põhimõtteliselt lubaks meil sundlõpetada selle kiriku. See on nüüd, ma ütlen, see on selline nagu ohumärk Eesti ühiskonnas, et kõik inimesed, kes vähegi peavad lugu Eesti Vabariigi põhiseadusest, aga eelkõige kõik rahvuslased. Mis rahvuslased te olete, kui te Eesti Vabariigi põhiseadusest lugu ei pea? Ja olete põhimõtteliselt valmis omaenda mingite väikeste nagu hirmude ja kampaaniatega tegema ja astuma põhiseaduse enda vastu, kuigi te ise arvate, et te olete jubedad rahvuslased. Te lähtute rahvuslikest argumentidest. Mis rahvuslased te sellised olete? Kui te ei suuda tegelikult panna kokku 1+1, 2+2, lugeda need Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvid läbi ja teha sellest oma väga nagu kaugele ulatuvad järeldused, kaasa arvatud oma enda toimimise üle. Et mis rahvuslus see selline on, mis niimoodi käitub. Ja ma ütlen, see on ohumärk. See on asi, mida ei saa Eesti ühiskonnas aksepteerida ja see on väga hea, et see diskussioon on välja tulnud ja mul on väga hea meel, et ma jälle kordan, et Karis sellise otsuse tegi. Aga ma ütlen, et see peab olema laialt laselt Eesti ühiskonnas inimestele selliseks äratuskellaks nüüd, et me ei saa teha selliseid seadusi ühele või kahele usugrupile. Kui me tuleme nüüd tagasi, sa mainisid juba neid kõikvõimalikke terroristlikke, islamistlikke organisatsioone. Meil ei ole vaja mingisugust täiendust selle jaoks. Me tuleme jälle tagasi Eestis kehtiva karistusseadustiku juurde ja politsei või kapo lööb kas ukse maha kellel on, ma ei tea, kavatsus hakata pommi panema kuskile või tegelema muu avaliku korra või Eesti põhiseadusliku korra vastase tegevusega. Nii. Ja mulla ja tema järgijad võetakse vangi ja hakatakse üle kuulama. Nii, kui tegeletakse sellise asjaga. Väga lihtsalt kõik paragrahvid on olemas. Seda seadust lihtsalt ei olnud vaja. Absoluutselt, sellisel kujul ei ole seda seadust vaja. Ma loodan, et
seda seadust nüüd Riigikogu uuesti vastu ei võta, raske ette näha, et kas tehakse mingid kosmeetilised muudatused ja siis saadetakse Kadriorguse seadus tagasi väljakuulutamiseks ja mida siis president ütleb. Või on tõesti nii, et see seadus pannakse riiulile, sest ega mingit kohustust seda nüüd tähtajaliselt edasi menetleda Riigikogul minu teada ei ole. Ja see on nüüd omaette spekulatsioonide valdkond, et mis on siis ikkagi olnud need mõjurid siin, et see seadus Kadriorus jäi toppama. Et eravestlustes on siin nii ühe kui teisega olnud juttu, et võimalik, et Kentmani tänavalt Ameerika Ühendriikide saatkonnast on tulnud mingisugused näpunäited, sest me teame, et USA praegune administratsioon suhtub väga tõsiselt usuvabaduse temaatikasse, eriti kristlaste õiguste piiramisse. Võib-olla, et on sellega seoses mingisugused signaalid tulnud Kadriorgu. Võib oletada ka seda, et president konsulteeris Riigikohtuga, sest ma millegipärast ei usu, et president selles mõttes tegi soolot, et ta nüüd rääkis oma õigusnõunikuga ja siis otsustas, et ei, me ei kuuluta seda välja. Ma arvan, et see välja kuulutamata jätmine on olnud ikkagi mingi laiema konsultatsiooni tulemus, vähemasti ka Riigikohtuga, sest kui see seadus peaks uuesti muutmata kujul vastu võetama Riigikogu poolt, milleks Riigikogul on ju õigus täiesti olemas, et presidenti kuulutan välja, võtame uuesti vastu ja siis juba läheks seadus edasi Riigikohtusse ja kui nüüd Riigikohus annab Riigikogule õiguse, siis jääb president väga lolli ossa. Ja ma usun, et ta ei taha ennast sellisesse olukorda panna, et tõenäoliselt on siin riigikohtunikega nii-öelda eelnevalt konsulteeritud nende murekohtade ja probleemide üle selles seaduses. Nii et üks variant on, et siis seadus jääbki riiulile seisma, kuna praegu ilmselt on see ajaaken sulgumas, et oleks võib-olla saanud selle eelmise aasta lõpus või siis ka nibin-nabin selle aasta alguses kiiresti läbi suruda ja vastu võtta ja kehtima panna. Aga nüüd, kus meie suurim liitlane on muutnud ka oma mitmesuguseid rõhuasetusi ja hoiakuid, tõenäoliselt ei vaadata ka sealtpoolt sellele seadusele eriti soosiva pilguga peale ja see ajaaken selles mõttes tundub olevat sulgumas. Eks me näe, ega ennustada ma ei oska ega tahagi selle seaduse käekäigu osas, küll aga ma tahaksin korra naasta veel ühe aspekti juurde, mis puudutab just nimelt seda meelevaldsust, mida siis nagu soovitakse, millega soovitakse siis ühte usulist ühendust panna fakti, et kas te lõpetate oma tegevuse või te siis katkestate oma suhted välisriigis asuva usukeskusega. Et kui see mõtteviis meie õigusruumis ja ühiskonnas laiemalt leiab aktsepteerimist, et jah, tõesti on teatud tingimused, kus meie riiklikud ja rahvuslikud huvid nõuavad, et tulebki piirata inimeste ühinemisvabadust, inimeste meelsusvabadust, inimeste usuvabadust, ka poliitilisi õigusi, siis tegelikult me jõuame üsna ruttu sellesse olukorda, kus seda me saame hakata rakendama ka parteide ehk siis poliitiliste erakondade peal. Tõsi, kirikute koguduste seadus ei reguleeri erakondade tegevust, aga kui ühiskond aktsepteerib selle mõtte, et me võime teatud põhiseaduse väärtustele, põhiseaduse paragrahvidele läbi sõrmede vaadata ja ütelda, et eks seal on ilusaid asju kirjas, aga põhimõtteliselt, kui on vaja, siis me ei pea seda järgima. Ja niimoodi võib väga kiiresti jõuda sellesse punkti, mis juba Saksamaal on täna reaalsus, kus kõlab üha rohkem ja üha tugevamaid hääli, et peamine opositsioonipartei Alternative für Deutschland, AfD, tuleks ära keelata kui paremäärmuslik ja Saksa põhiseaduslikku korda ohustav
organisatsioon. Ehkki, nagu ma aru saan, ei ole ka seal ette näidata mingisuguseid tegusid, reaalseid tegusid, mis siis õigustaks sellist täiesti ebademokraatlikku, demokraatia vastast, õigusriigi vastast käiku. See on lihtsalt poliitilistele konkurentidele vajalik ja kasulik samm. Ja me võime ühel hetkel olla olukorra ees, kus Riigikogu hakkab muutma erakonnaseadust puhtalt selleks, et näiteks ära keelata Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja võib-olla see aeg ei olegi kaugel, võib-olla see juhtub näiteks järgmisel aastal vahetult enne 2027. aasta Riigikogu valimisi. Konstrueeritakse mingisugune väga teoreetiline, selline juriidiline mõttekäik, et EKRE juhindub mingisugusest välismaisest olulise mõjuga isikust, näiteks Donald Trumpi ideedest, mis on paremäärmuslikud, mis ohustavad liberaalset demokraatiat, euroopalikke väärtusi ja sellistel erakondadel, sellistel poliitilistel ühendustel ei ole Eesti Vabariigis kohta. Ja kui me oleme kiriku teemal selle tee otsa nagu lahti teinud või et me lähemegi sellisele teele, et me võimegi teatud poliitilistest vajadustest või ka ideoloogilistest vajadustest lähtuvalt hakata usulisi ühinguid sulgema või kuidagi nende tegevust piirama, et miks me ei saa siis seda teha erakondadega. Loomulikult EKRE ei pruugi olla esimene, ma arvan, et esimene saab olema koos. Ma ei tea, on nad erakond või on nad liikumine või mis nad on, kas neil on 500 liiget ja kas nad on registreeritud, aga ma arvan, et see oleks see esimene, mis teeks selle poliitmaastiku puhastamise otsa lahti. Ja siis me olemegi olukorras, kus kõigepealt puhastatakse ära usumaastik, jäävad lojaalsed usulised ühendused alles, kes siis vannuvad truudust Eesti Vabariigile, läänelikele väärtustele, vähemasti lubavad, et nad ei sea seda kuidagi kahtluse alla. Järgmisena võetakse ette poliitiline maastik, siis võib-olla vaadatakse laiemalt sellist kolmandat sektorit, mitte tulundusühinguid, mis tõsi, usuühendused on ka osa sellest nii-öelda kolmandast sektorist. Ja me olemegi nüüd siis olukorras, kus tegelikult riigivõim on ennast totaalselt kehtestanud kõige ilusamate loosungite all, et me peame tagama ju julgeoleku, rahvuslik julgeolek peab olema tagatud. Meil on selline idanaaber siin, teised riigid, Ungari näiteks, mis ohustab kindlasti Eesti põhiseaduslikku korda. Me ei saa lubada, et selliste välismaiste keskuste ideid omaks võetakse siin ja levitatakse meie ühiskonnas. Ja ma usun, et enamus meie rahvast võib sellise jutu ära osta, kui seda pidevalt Aktuaalses Kaameras või ka muudes rahvustelevisiooni saadetes korratakse, saavad need omaseks ja leiame, et meie demokraatiaga on kõik hästi. Nii nagu sakslased siiamaani leiavad, et nende demokraatiaga on kõik hästi ja nende demokraatiaga oleks olukorras veel parem, kui AfD saakski ära keelatud. Ma leian ka, et kui nüüd Kentmani tänaval üleüldse oli keegi, kes Trumpi poliitikaid jälgib ja kes neid teostab, siis ilmselt Kentmani tänavalt on väga tõenäoliselt jõudnud mingi sõnum ka Eesti Vabariigi presidendi juurde. Et esimene võib-olla võiks olla see, et vaadake, kui te nüüd sellise asja vastu võtate, siis kogu Trumpi NATO poliitika raames, mis pigem ütleb, et USA hakkab Euroopast taganema, et USA ei tekita pidevalt nii-öelda sellist eskalatsiooni ohtu sellele piirkonnale ja sellele seltskonnale või tähendab sellele olukorrale siin, siis kui need kaks asja kokku panna, esiteks usuvabadus, teiseks USA NATO poliitika, siis võiks sealt välja kooruda mingisugune selline noot, et vaadake, kui te nüüd sellise asja vastu võtate ja teiega peaks tekkima mingisugused probleemid Venemaal, ma mõtlen Venemaaga Ida-Virumaal näiteks või
Pühtitsa kloostri vahetus läheduses, kui te tulete sinna kloostrit tühjendama oma eriüksuste ja politseidega, eks ju. Et kui teil tekib seal mingisuguseid tõsiseid probleeme kohalike elanikega ja Venemaa tuleb ja hakkab neid kaitsma, vaadake siis meie oleme nagu Pilatus suurel reedel. Ehk siis põhimõtteliselt peseme oma käed puhtaks, ütleme, et vaadake, nüüd on teie enda asi, kuidas te sellega hakkama siin saate. Et noh, ma ei tea, kas seda on tehtud, aga ma ütleks, et nendest kahest poliitikast, nendest kahest suunisest, mida Trumpi administratsioon tänaseks on välja näidanud, võiks lugeda välja mingisuguse sellise väikese noodi ka Eesti praegusele režiimile, sellest hoolimata kogu see nomenklatuur, kes meil siin on, jätkab seda sama nooti, sellest samast noodilaamatust laulmist, näiteks sotsialist Läänemets tuleb ja kommenteerib kohe peale seda, kui Karis jättis selle asja välja kuulutamata, et kiriku alluvussuhtega on jätkuvalt julgeolekuprobleemid. Kujutad see ette? Et meil on Läänemets on tagunud seda julgeolekuprobleemide trummi aasta või rohkem seoses Eesti Kristliku Õigeusu Kirikuga. Ilma igasuguste tõenditeta, ilma minimaalsete tõenditeta. Kujutate ette, et teil on lihtsalt üks mingi minister, kes ütleb, et ma ei tea, Veiko Vihuri on minule ohuks. Nii, ohuks. Tekib küsimus, nagu tavaliselt inimesed küsivad, kuidas see Vihuri teid siis on ta ähvardanud teid, on ta öelnud midagi teie vastu, on ta käinud öösel teie maja uksele koputamas, mida ta on teinud? Ei, ta on pigem nagu tendentsiaalselt oma sellistes väljaütlemistes, objektiivis ja kirjutistes, ta on ikkagi nagu pigem kujutab sellist, tuleb mingisugune selline bla niimoodi. Nii, aga sellepärast me peame hakkama Veiko Vihuri suhtes põhimõtteliselt teda menetlema kriminaalkorras. Kusjuures ma pistan vahele, et Postimehes on küll kunagi minu kohta kirjutatud, et Vihuri helistab inimestele ja ähvardab. Mingisugune alus on olemas, see on paarkümmend aastat tagasi. Ahah, selge. No vot seda ma isegi ei osanud meenutada. Alust on. Et ja ongi niimoodi, et meil keegi tuleb ja põhimõtteliselt süüdistab. Puuduvad igasugused tõendid. Tegelikult ju puuduvad tõendid. Vihuri pole käinud mitte kuskil, Vihuri pole mitte kedagi ähvardanud, ta ei oma tulirelva, ta ei oma isegi külmrelva ja nii edasi. Puuduvad igast alused. Ja meil on Läänemets, kes põhimõtteliselt Eesti Kristliku Õigeusu Kirikuga käitub täpselt niimoodi. Tõendid puuduvad, mitte mingeid tõendeid ei toodagi, räägitakse üldist, mõttetut, teoloogiliselt harimata loba suust välja ja see kujutab põhimõtteliselt Läänemetsa järgi peamise julgeolekuohu niimoodi. Talumatu. Teatud mõttes talumatu ja loomulikult, kui me nüüd vaatame seda, mida räägivad siin Postimehe vahendusel veel näiteks põhiseaduskomisjoni esimees, et ei, meie sellest eesmärgist ei loobu. Et meie eesmärk on põhimõtteliselt need sibualkuplid sealt kuidagi nagu tabalukk ette panna nendele seal Riigikogu vastas ja siseminister Taro ütleb samuti, et presidendi tänane otsus ministeeriumi seisukohta ei muuda. Et ministeerium on ikka see sama seisukoht ja me nüüd läheme edasi. Et see näitab mingisugust sellist puupäisust tegelikult ja see näitab tegelikult Eesti poliitilises kultuuris ühte asja, võimetust enesekorrektsiooniks, võimetust ümber mõelda, võimetust teha kannapööre seal, kus põhimõtteliselt ollakse teel kuristikku. Nii, ei, parem on taguda nagu, ma ei tea, lolli vann mingisugust puu kaigast vastu kändu, et minul on õigus ja sammuda otse kuristikku, kui et teha väike pisikene nagu lükke, kuulge, vabandust, eksisin. Jah, ei olnud kõige parem, tõsi, arvasime seda, teha isegi mingisugune näopääsmisoperatsioon endale ja lõpetada see jama ära. Ei, meil puudub Eesti poliitilises kultuuris selline asi. Me peame need inimesed peavad panema teflonit kuni kuulsusrikka lõpuni välja. Et see on hea näide sellest. No probleem on selles, et see konkreetne kiriku küsimus on muidugi palju laiem küsimus kui
kui mõni muu selline poliitiline, päevapoliitiline teema. Ja noh, ma kaldun arvama, et sellise Lääne ja Vene vahelise kokkupõrke või konflikti olukorras on juba aastate eest Lääne süvariigis otsustatud piirata Moskva patriarhaadi kiriku tegevust välismaal ehk siis väljaspool Venemaad. Üks osa sellest piiramisest on kahtlemata Ukraina kiriku konflikt, millest ma ka omal ajal olen Objektiivis pikemalt kirjutanud, kus siis tegelikult see oli muideks Donald Trumpi eelmise valitsuse ajal, kui välisministriks oli Mike Pompeo, kes siis kureeris otseselt siis nüüd alternatiivse kiriku loomist Ukrainasse, mis sai Konstantinoopoli patriarhi poolt tunnustatud siis Tomosega kui autokefaalne, ehk siis täiesti iseseisev kohalik kirik, muidugi Konstantinoopoli kontrolli all ja sellega siis Lääne kontrolli all tekitati siis see kirikulõhe olukord Ukrainas. Muidugi see lõhe oli seal juba varasemalt olemas, aga sellega siis pandi selline kõva samm maha. Ja nüüd, kui Ukrainas sõjategevus on laienenud, siis me näeme nagu järgmist faasi, kuidas tegelikult ju mitte siis enam ainult Ukrainas, vaid ka igal pool mujal üritatakse siis õigeusu kirikut, mis Moskvale allub, kuidagi ära kangutada Moskva küljest ja muuta siis ta selliseks lojaalseks, läänele lojaalseks nähtuseks või vähemasti mingisuguseid probleeme siis loodetakse sellega vältida. Noh, Lätis seda tegelikult tehti. Ja seal siis lihtsalt võim kirjutas ette, et te peate suhted katkestama, noh, Läti kirik siis katkestas kanoonilised suhted, aga noh, neil puudub tegelikult õiguse maailmas siis selles mõttes ametlik staatus, et ilmalik riigi võim ei saa kirikule anda autokefaaliat. See käib ikkagi kanoonilise õiguse järgi, teatud otsustusorganid peavad seda otsustama. Ja antud juhul siis Läti puhul saaks siis ainult Vene õigeusu kirik ise selle iseseisvuse neile anda, kui nad seda tahavad. Leedus on loodud siis õigeusu piiskopkonna kõrvale ka mingi Konstantinopolile alluv struktuur mõnedest mässulistest preestritest, kes siis oma piiskopi alt ära läksid või minema löödi. Ja Eestis me näeme siis ka suurt soovi Moskva patriarhaadi kirik, praeguse nimega Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, siis sealt kanoonilisest alluvusest ära tuua, ja pakutud on siis lahendusena, et neile nähakse ette siis sellise abipiiskopkonna või vikaarpiiskopkonna staatus siis Eesti Apostlikus Õigeusu Kirikus, mis on liikmeskonnalt ju palju väiksem kui Eesti Kristlik Õigeusu Kirik. Nii et seal taga on tegelikult palju suurem selline Lääne, ma ütleksin, süvariiklik selline projekt või soov siis teatud olukorda saavutada. Ja selles mõttes ei ole Eesti poliitikud, koalitsiooni liikmed Riigikogus ka vabad. Noh, eks nad vabatahtlikult muidugi on niikuinii Lääne süvariigi tahtmiste lõa otsas, et nad samastavad seda Eesti huvidega, aga ma arvan, et kuna see taust on selline, et seda tulemust soovib palju laiem seltskond ja palju võimsam seltskond, kui seda isegi Reformierakond või sotsialistidest rääkimata siin Eestis on, et siis see on ka üks põhjus, miks nad nüüd kuulutavad, et nemad lähevad selle projektiga edasi. No saame näha, et kas nad tegelikult ka lähevad, et nad ei taha ju tunnistada, et nad on võtnud halva seaduse vastu või seaduse, mis on põhiseadusega vastuolus. Nad peavad siis nüüd tegema seda nägu, et ei, meie oma seisukohta ei muuda ja no eks me siis vaatame ja võib-olla midagi seal muudame, parandame seal mingit sõnastust, aga põhimõtteliselt selle asjaga me läheme edasi. Nüüd on ainukene tegur, mis seda mängu muuta saab, on tegelikult USA praegune administratsioon. Et kui Donald Trump on oma siis kaaskondlastega ümber defineerinud USA huvid, siis see võib olla nüüd ainukene, mis tegelikult laseb ka võib-olla Eestil oma põhiseadust järgida. Ehk siis usuvabadust ja üldse demokraatlikke vabadusi austada natuke rohkem, kui seda on siiamaani tehtud.
et selles mõttes on muidugi, me oleme nagu paradoksaalses olukorras, et kui me oleme varasematel aastatel ju ka küll omavahelistes vestlustes ja ilmselt ka raadiosaadetes või muudes formaatides rääkinud sellest, kuidas Kentmani tänavalt tulevad siin igasugused juhised Eesti valitsusele. Kunagi siin paarkümmend aastat tagasi tuli juhtnöör ära kõrvaldada Lihula sammas, mis ärritas juute eriti ja mis muidugi ärritas ka Venemaad. Tuli siis juhis ära koristada, kohe saadeti punane kraana Lihulasse, tehti asi ära. Siis küll siin vahepeal edendati homoväärtusi jutumärkides, heisati homolippe ja tulid seal igasugused juhised, tõenäoliselt ka kooseluseaduse osas, võimalik, et ka veel mingite muude asjade osas USA saatkonnast või üldse mõnede teiste lääneriikide saatkonnast ka ja need viidi koheselt ellu. Aga nüüd on lihtsalt juhtunud see, et USA-s on muutunud mitte üksnes administratsioon, mitte üksnes valitsus, vaid on muutunud ka tegelikult ideoloogiline hoiak. Ja uus valitsus, uus administratsioon on päris põhjalikult ümber hinnanud need alusväärtused, mille alusel USA valitsus tegutseb. Et siis hakkavad tulema ilmselt ka Kentmani tänavalt teistsugused juhised. Ja meie praegune poliitiline ladvik, nomenklatuur on nende väärtustega ju põhimõtteliselt absoluutses vastuolus. Sest nad on järginud hoopis teistsugust maailmavaadet, teistsuguseid väärtusi, nii-öelda liberaalseid väärtusi. Ja nüüd, kui sealt peaksid hakkama tulema sellised juhised, et te peate ikkagi austama usuvabadust, te ei tohiks luua endale näiteks sellist valimissüsteemi, mis on põhimõtteliselt kontrollimatu ja läbipaistmatu. Te peate ka oma valimised ümber hindama, te peate veel seda teist ja kolmandat tegema. Et siis ongi meie ladvikul nüüd see küsimus, et kui kaugele selliste juhistega, nende järgimisega minna saab. Et äkki Euroopa ikkagi tuleb appi ja ütleb, et ei, et me ei pea nüüd neid Washingtoni nõudmisi täitma. Või saame äkki kuidagi ikkagi kõrvale viilida, et me ikkagi tahaksime teha seda asja, mida me kogu aeg oleme teinud. Nii et ma ei tea ka, kuidas need konfliktid lahenema saavad, aga ma olen üsna kindel, et tegelikult uuel administratsioonil on oma päris suur mõju ka meie poliitladvikule ja mingid asjad, mingid projektid tuleb neil kalevi alla panna ja ma loodan, et see puudutab ka siis seda projekti, mis on täiesti ebaõiglane ja mitte ainult ebaõiglane või ülekohtune, vaid see on ka täiesti ebamõistlik, et sellisel viisil ei lahendata ju tegelikult mitte ühtegi päris probleemi, mis on tõesti Eesti julgeolekuga seotud. Et selle asemel etendatakse mingisugust sellist pseudolahendust, minnes ühe usulise ühenduse kallale, aga päris probleemid ju tegelikult jäävad. Neid ei lahendata selle kirikute koguduste seadusega, meil ei ole mingisugust ohtu põhiseaduslikule korrale või sellist perspektiivi, et nüüd hakatakse vägivaldselt kukutama põhiseaduslikku korda nüüd selle usulise ühenduse poolt, et see on täiesti absurdne, et kui me nüüd veename ennast, et see vaenlane ja oht on seal, siis me tegelikult, esiteks me petame ennast, me teeme ennast kaasosalisteks ülekohtus, et me ei peaks ju neid inimesi niimoodi kohtlema ja me ilmselt jätame siis ka need päris probleemid tegelikult käsitluseta või vastuseta. Et tõepoolest, et kindlasti on olemas oht põhiseaduslikule korrale ja selle vägivaldsele kukutamisele mingeid üleskutseid ja plaane, aga see ei tulene sellest. No tegelikult lühidalt ja kokkuvõtlikult võiks öelda seda, et me mitte ainult ei lahenda selle seadusega mitte mingeid probleeme, vaid vastupidi, sellega genereeritakse üks probleem ja mitte, et sellega lahendatakse julgeolekuprobleem, vaid sellega just nimelt luuakse julgeolekuprobleem. Ja see on nagu üks asi, millest tänane režiim täiesti julmalt mööda vaatab ja ma arvan, et ta vaatab sellest mööda
taotluslikult. Sellepärast, et kui sa mainisid seda, ma olen nõus, et sellised projektid on kureeritud lääne süvariikliku masinavärgi poolt, mis üritab Moskva patriarhaadi kanoonilistes sidemetest neid läänes olevaid kirikuid ära kangutada, siis tegelikult need ei lähtugi probleemide lahendamise loogikast üleüldse, vaid need lähtuvad eskalatsiooni loogikast. Need lähtuvad sellest pidevast nii-öelda surve avaldamise loogikast Moskvale. Et juhul, kui peaks, mine sa tea, Ukrainas sõda lõppema ja lääne firmad ei saa enam miljardites ja kümnetes ja sadades miljardites omale nii-öelda dotatsioone maksumaksjate käest ja kogu see asi kukub kokku, siis alati on võimalus sellistele potentsiaalsetele konfliktidele alustada uusi konflikte, näiteks Baltikumis. Et selles mõttes meie tänapäevane meedia ja meie tänapäevane poliitiline klikk, ükskõik mida ta ütleb, tuleb vaadet peaaegu pöörata negatiiviks või siis positiiviks, et nad ütlevad seda negatiiviks ja negatiivis ja sina pead pöörama selle positiiviks. Et kui Läänemets ütleb, et kiriku alluvussuhtega on jätkuvalt julgeolekuprobleemid, siis teatas mõttes meie peame aru saama sellest, et mitte mingeid julgeolekuprobleeme pole ja vastupidi, selle alluvussuhte võimaliku katkestamise kaudu tekitatakse need julgeolekuprobleemid ja neid tehakse teadlikult, tahtlikult, intentsionaalselt. Ja võib-olla ka see juba on Moskva režiim ka maininud seda seadust, rääkides, et sellega on väga tõsised probleemid, üllatus, kes küll seda oleks võinud ette kujutada, et Zahharova tuleb välja ja ütleb, et ongi tõsised probleemid ja me peamegi võtma ette mingeid meetmeid selle vastu. Et ei, see ongi mõistetav ainult sellest loogikast lähtudes, mida lääne süvariik on teinud, see on eskalatsioon, see on pideva sõja ohu genereerimine lääne ja eelkõige Ida-Euroopa kohale, eesmärgiga nõrgestada nende riikide sõtta sattumise kaudu Venemaad. Ja seda eskalatsiooni pidevalt kogu aeg tules hoida. Rääkimata sellest, et mida me vist oleme maininud ka siin, aga see on võib-olla natuke vähem tähtis asi, aga siiski, et isegi kui need kanoonilised sidemed katkestatakse, ei oleks ju sellega vähenenud vähimalgi määral julgeoleku oht, kui see tõepoolest oleks olnud olemas. Vastupidi, tegelikult julgeoleku ohu sellise, kuidas öelda, välise kuvandi minimeerimise nimel võikski põhiseaduse vastane ühendus ju teha sellise sammu, et katkestada igasugused sidemed, see on luurajate ja eriteenistuste üks peamine vahend, katkestada nominaalselt igasugused sidemed oma ma ei tea, emaorganisatsioonidega, näidata neid iseseisva ja põhiseaduskuuleka organisatsioonina, aga samas omades neid sidemeid siis nii-öelda juba salajasel viisil, klandestiinsel viisil. Nii, et ega siis keegi ei ole ju nii loll, et ta hakkab põhimõtteliselt, ma ei tea, Eesti põhiseaduslikku korda või muid salajasi operatsioone täide viima mingi ametliku kanoonilise sideme kaudu. See oleks ju idiootne argument, et kui nüüd see side kui selline katkestatakse, siis kanoonilises mõttes, siis katkeksid ka võimalikud sidemed selle ema kirikuga. Nii, kuigi ma arvan, et neid on suhteliselt vähesed ja isegi kui neid on, siis ma ikkagi ütlen, et siiamaani pole näidatud mitte midagi, mis tõendaks seda, et see ema kirik oleks mõjutanud esiteks siinse kiriku positsioone ja siinse Eesti kristliku õigeusu kiriku poliitikat või suunanud seda poliitikat või kui oleks suunanud, siis vähemalt või oleks suunanud seda Eesti põhiseadusliku korra vastu. Nii et need argumendid põhimõtteliselt, need ei kanna nagu mitte kuskilt otsast vett, nad on tegelikult ka kõige otsesemas mõttes rumalad. Nii teoloogiliselt, kanooniliselt ja religiooni nagu sellise, nagu, kuidas öelda, arusaama kohaselt rumalad, aga ka igasuguse muu nagu klandestiinse mõjutustegevuse
loogikat jälgides täiesti rumalad. Et kui me nüüd siis kanoonilise sideme katkestamine, siis meil on julgeolekuoht ära hävinud. Et kui sa tõesti usud seda, et see julgeolekuoht on selles ja selles kirikus olemas, siis seda sellega ära ei hävita. Ausalt, et kui me räägime nüüd päris julgeolekuohust, siis mitu Vene agenti on kapost kinni püütud? Jaa, see on juba mingisugune 2-3 või? Jah, ja kapo praegune peadirektor lubas uusi paljastusi kuidagi salapäraseks jäädes, et ma ei tea, kas see käib siis kapo kohta või mingite riigiasutuste kohta, et nüüd aastaraamatu esitlusel ta vist või hiljaaegu siin oli meedias uudis selle kohta, et tulevad uued paljastused. Me saame kuulda veel nii mõnestki inimesest. See on muuseas asi, mis peaks olema nagu üksuste ja eriorganisatsioonide juhile täiesti lubamatu retoorika. Selles mõttes uusi paljastusi tuleb siis, kui uus paljastus tuleb, see lüüakse letti, pannakse käed raudu ja siis tehakse pressikonverents või tehakse midagi muud. Aga mitte niimoodi, et me sellise jällegi hirmu õhkkonda luues ühiskonnas, sellist samas nagu eneseteadlikku õhkkonda luues räägime sellest, kuidas meil siin poisid hakkab juhtuma. Vaata aru, see on nagu Panso koolkonna sellise hääldusega. Vaadake, poisid, meil hakkab siin juhtuma, tead. Ja ei, me ei vaja sellist asja. Me vajame seda, et kui on olemas tõendid, pannakse käed raudu, tuuakse välja, saadetakse riigist välja või tehakse need otsused ära. Ei, mul ei ole vaja sellist retoorikat ühiskonnas. Ja, aga ma tahtsin tegelikult jõuda selle mõtteni või järelduseni välja, et kui me nüüd hakkame tõesti otsima neid Venemaa agente või mõjutusisikuid või ühesõnaga vastalisi, kes siis õõnestavad Eesti põhiseaduslikku korda, Eesti riiklust, et siis tuleks neid tõepoolest otsida kõigepealt riigiasutustest, tuleks otsida ilmselt ka Kaitsepolitseiametist, ilmselt ka välisluurest ja siis tekib see küsimus, et kui me nüüd nagu seda sama argumentatsiooni viljeleme, mida on viljeletud seoses õigeusu kirikuga, et sellised sidemed Kremliga, Moskvaga, Venemaaga on oht, julgeolekuoht Eestile. Et kui kapos tegutsevad Venemaa agendid, et kui üldse on võimalik selline organisatsiooni kultuur, et sinna satuvadki sisse, et aastakümneid töötavad, kusjuures ma enam neid nimesid ei mäleta, aga kes see oli, kes ka paljastati, selgus, et tema ülesanne oli siis nagu Eesti rahvuslaste või siis nii-öelda Eesti äärmuslaste jälgimine. Dressen, kui ma ei eksi. Dressen vist oli, jah. Et see on nagu eriti magus maiuspala, et kapos siis tegeleb Eesti rahvuslastega ja patriootidega Venemaa agendid, eks ole. Et ma ütlen, et oma mõttekäiku lõpetada sel teemal, et siis me peaksime ju rääkima Kaitsepolitseiameti sundlõpetamisest. Sest tegemist on ju otseselt Eesti põhiseaduslikku korda ohustava organisatsiooniga, kelle ridades tuleb välja, et on olnud päris muljet avaldav hulk Vene agente. Ja kui palju seal võib veel olla? Ja pealegi nüüd nende uus juht ju vihjab, et siin võivad tulla uued paljastused ka. Nii et kas ta räägib oma organisatsioonist või kelleski teisest, ma ei tea seda. Aga ühesõnaga, loomulikult ka see on natukene selline demagoogiline argument, eks ole, et selge on see, et vaenlane püüab sisse pugeda sinna, kuhu ta saab ja kus tal on eeskätt vajalik ja kasulik olla, eks ole, et Vene õigeusu kirik Eestis või Eesti kristlik õigeusu kirik, nagu nende ametlik nimetus on praegu, ei oma lihtsalt Eesti ühiskonnas sellist mõju. Ja kui me vaatame, nagu ütleme, mina kiriku ajaloolasena vaatan nende tegevust Eesti ühiskonnas, siis nad ei ole ka mitte kunagi üritanud olla selle ühiskonna mingisugune suur usuline mõjutaja ja eestkõneleja. Kusjuures sinnamaani välja tegelikult, ma pistan sulle vahele, et kui meil on olnud suured nii-öelda meeleavaldused, siis Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik on alati olnud pigem
vägagi tagasihoidlikul positsioonil, et nad ei taha näiteks oma enda kiriku esindajad saata kuskile meeleavaldusele. See tõsi, seda on olnud ka kõik teised Eesti usklikud ühendused. Viimati käis meie meeleavaldusel, kui me tegime kooseluseaduse vastast meeleavaldust, selline grand old man nagu isa Vello Salo. Aga kõik teised nii-öelda kiriklike ühenduste vabakogudustest on olnud, tõsi. Ja Vihuri käib ka. Ja Vihuri on alati olnud platsis. Seal, kus ikkagi nagu action käib, seal on olnud Vihuri platsis. Aga mis on eriti silma hakanud, on see, et nii-öelda Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku esindajad on pigem hoidnud alati nagu distantsi ja tahtnud, ütleme niimoodi, et nende suhtumine on väga selgelt olnud loetav selle juures, et teate, laske meil lihtsalt tegeleda selle oma asjaga. Laske meil lihtsalt seda kirikuteenistust pidada, laske meil olla lihtsalt rahulikult siin oma enda nurgas. Nii, et me ei hakka, me ei oma nagu mingit püüdlus siin Eesti ühiskondlikke protsesse mõjutada ja selle kaudu saada uuesti süüdistusi, et ma ei tea, tegelete siin ühiskondliku korra muutmise ja avaliku korra vastase tegevusega ja kuni põhiseadusliku korra muutmiseni välja. Ja vabandust, ma nüüd panin sulle vahele. Ja põhimõtteliselt olen sellega absoluutselt nõus. Et nad on hoidnud sellist välja pehtud distantsi ja kui nad on ka mingites ühiskondlikes probleemides või moraali küsimustes sõna võtnud, siis nad on seda teinud minu meelest peaaegu alati Eesti Kirikute Nõukogu kaudu koos teiste kirikutega, et mitte ise esile tõustes ja tõusta püüdes, vaid siis koos teistega. Ja nüüd viimasel ajal tõesti, kui riigivõim on pidevalt nõudnud selliseid uusi lojaalsusvandeid nendelt, et nad on siis nii Eesti Kirikute Nõukogu kaudu öelnud oma seisukoha seoses sõjaga Ukrainas, et nad ei toeta seda, nad ei pea seda õigeks ja nad on nüüd viimasel ajal siiski ka iseseisvalt teinud paar avaldust, öeldes siis kõigepealt selle Russki Mirri ideoloogia kohta, et see ei ole kooskõlas evangeeliumiga. See on muideks väga tähelepanuväärne avaldus, mida nad on teinud, see oli aasta tagasi umbes. Ja on ka selgelt öelnud, et seal patriarh Kirill ei esinda Vene õigeusu kirikut ametlikult. Selle Russki Mirri või Vene maailma ideoloogia sõnastamisel ja esitlemisel, presenteerimisel, vaid et ta esineb seal ühe ilmaliku organisatsiooni juhina, mis on siis see Vene Rahvuskogu, et see ei ole kiriklik dokument, see ei ole kiriku õpetus, see ei seostu kuidagi Moskva patriarhaadi usulise õpetusega. Siis on meil sotsialist Läänemets, kes taob oma julgeoleku probleeme isegi peale seda, kui president Karis on jätnud selle seaduse välja kuulutamata. Uskumatu. No see on nende jutupunkt jah, et neil ei ole, see näitab, et neil tegelikult, ma mõtlen nüüd Eesti valitsusringkondi ja poliitilisi ringkondi, et neil puuduvad igasugused argumendid. Ja ma olen seda varasemates saadetes ka maininud ja võin ka siinkohal uuesti mainida, et ma olen tuttav nende etteheidetega, mis tehti metropoliit Eugenile, kes siis teatavasti saadeti Eestist välja möödunud aasta veebruaris või täpsemalt öeldes jäeti tema elamisluba pikendamata ja ma võin teile kinnitada, et nendes etteheidetes, mida siis konkreetselt PPA ehk Politsei- ja Piirivalveamet tegi, aga ma arvan, et seal taga on pigemini Kaitsepolitseiamet, kes võib-olla need punktid lauale on toonud. Seal ei ole mitte midagi sellist, mille eest oleks pidanud inimest välja saatma. See oli puhtalt osa sellest projektist, et kõigepealt me saadame metropoliidi ehk siis kohaliku juhi välja, siis me ütleme, et me saatsime ta välja sellepärast, et ta kujutas endast ohtu julgeoleku mõttes ja ma ei tea, mõjutustegevuse mõttes ja mida kõike. Ja siis me saame öelda, et kuna organisatsiooni juht sai juba, näete, me saatsime ta välja ebakohase käitumise pärast
Et järelikult selle organisatsiooniga ongi probleeme. Et näete, kuidas nad on ise loonud sellise argumendi, mida nad siis saavad juba järgmistes mõttekäikudes ära kasutada, ilma et siis õigeusu kirik ise oleks mitte midagi teinud õigusvastast. Et ma kinnitan avalikkusele, et metropoliit Eugeni vastu esitatud süüdistused või see on võib-olla kriminaalõiguslik mõiste, aga sellised etteheited ei pea paika. Või nad on selles mõttes otsitud ettekäänded, et lihtsalt millelegi viidata, et inimest välja saata. Mina olen ka neid pabereid näinud ja kinnitan sama. Jah, et eks need kohtuprotsessid, nagu ma saan aru, käivad, et ta on ka vaidlustanud ja eks siis kohus annab jälle oma hinnangu nendele asjadele, aga nüüd terve mõistuse seisukohast, kui näha neid põhjendusi, et siis nad ei ole mitte kuidagi veenvad, on selge, et need on poliitiliselt otsitud ettekäänded, et siis saavutada seda tulemust, et inimest välja saata ja et siis selle kaudu, et ta on välja saadetud või elamisluba pikendamata jäetud. Kusjuures see oli ka muideks üks muudatuste, kirikute koguduste seaduse muudatuste üks paragrahve või sätteid, et siis selline inimene, kes on välja saadetud, kaotab õiguse juhtida seda usulist ühendust. Ehk siis nüüd, kui see jõustuks see seadus, siis see tähendaks seda, et riik ei tunnista enam Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku juhina metropoliit Eugenit. Ja riik hakkab siis dikteerima sellele kirikule, et te peate valima endale uue juhi, sest seadusest tulenevalt me ei tunnista teda metropoliidina ja kui te tahate siin oma põhikirja alusel tegutseda ja et oleksite äriregistris ilusasti nagu olemas seal ja teie juhtkond, juhatus oleks ka äriregistris olemas, siis te peate uue juhi endale valima. Et see on nüüd jällegi selline sekkumine usuvabadusse, sellesse, kes siis riigi arvates tohib või ei tohi olla ühe usulise ühenduse juht. Nii et see ei ole kindlasti mitte kooskõlas kaasaegse arusaamaga usuvabadusest ja ma ütlen, see on need ettekäänded või need põhjendused, mida on Eugeni vastu tõstatatud, need on puhtalt valelikud ja mul on ausalt öelda ühelt poolt sügavalt häbi sellise käitumise pärast Eesti riigivõimu poolt, et otsitakse selliseid ettekäänded, aga teistpidi on see minu jaoks ka väga alarmeeriv, kui me näeme seda, et nii-öelda see üldnimetusega süvariik lihtsalt suvaliselt konstrueerib mingisuguseid etteheiteid ühe inimese suhtes ilma reaalset alust omamata ja kui ta teeb seda ühel juhul, siis ta võib seda teha meie kõigiga ükskõik mis juhtudel, kui see peaks süvariigile mingisugust huvi pakkuma. Me oleme nüüd pikalt rääkinud, tõepoolest peame kokku võtma selle jutu, aga olgu tõepoolest öeldud, et see, mida tehakse ühega, seda võidakse teha kõigiga. Et siin me näeme alarmeerivat käitumist järjekordselt, mitte ühte ja isoleeritud etappi, vaid järjekordselt pikas reas erinevates etappides Eesti riigi poolt, mis räägib meile põhimõtteliselt sellisest voluntaristlikust autoritaarsest süsteemist, mis käitub antud juhul praegu ühe usulise ühendusega, aga võib hakata käituma erinevate ühendustega, kas usuliste ühendustega või parteidega, erakondadega, MTÜ-dega või üksikisikutega. Sellisel viisil, mis on igasugusele demokraatlikule õigusriigile, igasugusele põhiseaduse otsestele setetele, paragrahvidele ja vaimule vastupidine. Ja sestap me räägime, et see vastus küsimusele, miks me oleme seda teemat jahunud siin nii palju, miks me oleme seda teemat siin, ma ei tea, kümnetes ja kümnetes saadetes ja artiklites välja toonud, ongi see, et see on näide, head inimesed, millest te peate aru saama, et kui te ei vastusta sellist asja, siis riik tuleb ühel päeval ja tegeleb ka teiega. Kas mingisugusel põhjendatud viisil või
ilmselt väga selgelt põhjendamata viisil, kui te jääte riigile mingil hetkel ette ja jalgu. Nii, süsteemile jääte jalgu. Ja see on see põhjus, miks me seda teemat oleme siin objektiivis käsitlenud, miks me oleme selle tegelikult oma südame asjaks võtnud, sest see on teema, mis kajab vastu väga paljudes teistes analoogilistes etappides ja otsustes ja me ei saa lubada sellel asjal niimoodi edasi minna. Ja, ma võtaksin ka omalt poolt kokku selle mõttega, et õigusriik kas on või seda ei ole. Ei saa olla natukene õigusriiki. Kui õigusriik on, siis peaks olema austus põhiseaduse vastu ja kõikide õigusaktide vastu üldine ja ei saa teha valikut, et nüüd me järgime põhiseadust või järgime muid seadusi ainult nendes punktides ja selles ulatuses, kui see on nüüd kasulik sellele poliitilisele programmile, mida me siin praegu Eesti Vabariigis ellu viime, mõtlen siis parteide või valitsuse poolt või siis poliitilise ladviku poolt vaadates. Vaid kui me ütleme, et me austame õigusriigi põhimõtteid, siis me peame seda igas eluvaldkonnas ja igas üksikus küsimuses austama. Ja mis ka mind mitte ainult vaimulikuna, mitte ainult teoloogina, vaid ka tavalise Eesti kodanikuna on pannud sõna võtma avalikult nendel teemadel, et me näeme sellist suhtumist võimude poolt või võimul olijate poolt, poliitilise ladviku poolt, et õigusriiki ja ka demokraatia alusprintsiipidesse suhtutakse valikuliselt. Järgitakse siis või nendele viidatakse, nendele põhimõtetele siis, kui see on kooskõlas ideoloogilise programmiga, kui on vaja ajada see mingit homoasja, mingisugust lääne revolutsioonilist algatust läbi suruda ühiskonnas. Siis on kuidagi väga aktuaalsed kõik need põhiseaduse ja rahvusvaheliste muude seaduste ja kokkulepete punktid ja sätted ja pügalad, aga siis, kui on vaja peedistada kedagi meie oma inimestest või meie ühiskonda kuuluvatest gruppidest, jutt ei käi ainult venekeelsetest või vene õigeusklikest, see käib täpselt ka rahvuslaste, teatud rahvuslaste kohta, kellele võidakse tulla suurte jõududega külla, keda võidakse, ma ei tea, lausa kopteritega jälitada ja kelle, ma ei tea, monumendid võidakse ära võtta lihtsalt ühel heal päeval, sõidetakse autoga juurde ja öeldakse, et mida te veate ja võtame teie monumendi ära, ma viitan siin Lihula samba koopiale. Ja paljudes sellistes analoogsetes juhtumistes, kus me näeme võimu meelevaldset kasutamist ja just nimelt see meelevaldsus ja suvalisus on antud juhul see märksõna. Et kui me näeme tõelist ohtu Eesti riiklusele, põhiseaduslikule korrale, siis me peame järgima neid seadusi, mis meil on vastu võetud, mis meil kehtivad. Loomulikult tuleb siis olla resoluutne ja tegutseda vastavalt olukorrale, aga me ei saa suhtuda suvaliselt, meelevaldselt, vastavalt vajadusele kuidagi voluntaristlikult ja oportunistlikult, kasutades siis ära neid olukordi selleks, et oma mingisugust poliitilist vaadet läbi suruda. Nii et õigusriik on see märksõna minu jaoks antud juhul ja loodan, et ikkagi Eestis on veel nii palju jäänud sellist tervemõistuslikku arusaama, et me ei lase päriselt sellel allavoolu minna. Põhiseadusega sama lugu. Põhiseadus ei saa kehtida natukene. Põhiseadus saab kehtida kas täielikult või siis ta ei kehti üldse. Aga Veiko, ma tänan sind selle saate eest ja kõike head. Aitäh kutsumast, kõike head.